Maailma kõige agaramad kohvijoojad on soomlased, kes tarbivad aastas ühe inimese kohta umbes 12 kilogrammi ube. Aga ega meie eestlastena oma 7 kilogrammiga ka neile väga palju alla ei jää ja sealjuures edestame me siiski nii Ameerikat kui ka Hispaaniat. Miks meile kohvi nii väga maitseb, milline on selle mõju organismile ja mida kujutab enda superenergiat garanteeriv kuulikindel kohv? Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma. Esimese korra järel tuntakse, et mõjus päris hästi ja siis otsitakse seda heaolutunnet uuesti. See on keskendumisvõime ja motivatsioon ja väsimuse kadumine. Kristjan Porti sõnul blokeerib kofeiin kesknärvisüsteemi kaitsemehhanismi, mis tuletab meile aeg-ajalt meelde, et peaksime puhkama. Ja see on natukene ju ohtlik, et siis me hakkame mitte kohvi tarbima normaalselt, vaid me hakkame tõesti kesknärvisüsteemi talitlust mõjutama. Ja Euroopas kui ka Ameerikas hinnatakse, et 400 milligrammi päevas on selline doos, millest üle minnes hakkab see risk kasvama. Ja laste puhul on see umbes 150 milligrammi. Ja kui me mõtleme ühele topeltespressole, siis topeltespresso võib olla selle 150 milligrammi. Hea ülevaate eestlaste kohvieelistustest annavad tanklapoed, kus kohvimüügi osakaal on suur. Näiteks Alexelas on top 3 kohvijoogid piimaga kohv, cafe latte ja must kohv. Mis on see tänase päeva uus hitt, mis vaikselt tagab nüüd järjest tuure koguma Eestis? Piimakohvist rääkides kindlasti tulevad taimsed piimad hetkel. Ma olen ka poelettidel näinud, et müüakse rohkem külmbruul kohvi, mis ongi kohv, mida pole kunagi soojaks tehtud ja tavaliselt juuakse mustalt. Kohvikultuuri arenedes on juurde tekkinud hulganisti peene nimega kohvijooke. Kuid traditsioone austava nautleja lohutuseks võib öelda, et pätikas on siiani au sees. Kõige suuremad kohvieksperdid joovad, kui nad saavad uue kohvi, mida pole kunagi varem proovinud, siis juuakse pätikat. Biohäkker ja startup ettevõtja Dave Asprey avastas Tiibetis seigeldes jaki piimast valmistatud või ja teesegu, mis lõi tema senise hommikuse kohvirituaali pea peale. Tass kuulikindlat imejooki peaks asendama hommikusööki, teravdama mõistust ja mõjuma positiivselt kaalulangusele. Juues seda kohvi siis puhtalt, siis see kofeiini süst on nagu intensiivsem, aga seda teravust võiks natuke maandada ja pikendada. Kuivõrd see on õigustatud, see on jällegi, et kui inimestele öelda, et vaata, sa said sellist erilist kohvi, on ju sul eriline tunne, siis tavast öelda, et on tõesti eriline tunne. Aga kui nad seda ei tea, siis ega seda erilist tunnet väga ei ole. Nüüd ma proovin siis ise ka teha seda kuulikindlat kohvi. Selle jaoks läheb vaja umbes 2 supilusika täit rammusat võid, näpuotsa täis soola ja loomulikult kohvi. Ja siis tuleb see kõik kokku blenderdada ja mõnusalt alla kulistada. Lõhnab nagu latte, väga mõnus. Kuulikindel kohvi peaks vähendama meie näljatunnet, aitama kaotada kaalu ja ühtlasi hoidma ka meie energiataset kauem kõrgel, aga kõige rohkem hirmul olen ma selle maitse pärast. Vaatame nüüd kohe, kas siin on väga tugev või maitse või on hoopis mõnus. Vau! Uskumatu, et siin sees ei ole piima, sest see maitseb täpselt nagu selline väga kvaliteetne hea latte. Kuulikindla kohvi joomisest on nüüd möödas 3,5 tundi ja mul ei ole endiselt mitte mingit söögiisu, nii et kellele meeldib selline ekstreemne dieeditamine, siis sellest küljest ta tõesti toimib vähemalt 1 päeva lõikes. Aga energiataseme osas mina isiklikult ei tunne, et täna oleks midagi teistmoodi kui tavalise kohvi joomise päevadel. Kohvi kaasa ostmisel võiksime me aga ühekordsed topsid jätta siiski ajalukku ja kõik inimesed võiksid endale soetada korduvkasutatavad kohvitopsid, nii nagu näiteks see mul siin. Bambusest tehtud ja võib kasutada nii palju, kui hing ihkab. Rubriigi toob teieni Alexela. Muudame maailma.